tere! Selles videos vaatame ühte harjutust, mis on väga lihtne ja samal ajal väga efektiivne viis, kuidas närvisüsteemi sellist ärevust, pinget, üleerutust reguleerida. Ja see on üks nendest harjutustest, mis sobib väga hästi nii selleks, kui see pinge on hetkes üliväga kõrge ja oma taluvuspiirist väljas, et kuidas saada seda tagasi sinna taluvuse piiridesse. Ja sama hästi ka selleks, et jooksvalt igapäevastressoritele reageerimist reguleerida ja selles taluvuse vahemikus hoopis püsida. See harjutus ei nõua otseselt mingisuguseid ekstra vahendeid. Ja tema tegemiseks meil on vaja eelkõige seda, et sul oleks mingi selline koht, kuhu sa saad oma keha sättida nii, et võimalikult suur osa sinu keha pinnast toetaks vastu mingit tahket, kindlat, turvalist pinda. Ja selleks on erinevad variandid, et sa võid istuda nii nagu mina, et su jalad ja selg ja võib-olla ideaalis ka pea saaksid toetada vastu põrandat ja seina. Aga sa võid lamada täies pikkuses põrandal, nii selili kui kõhuli, kuidas sulle meeldib. Sa võid heita selili ja panna oma jalad 90 kraadi all näiteks voodi või diivani peale. Aga siis jälle vaata, et võimalikult suur osa su säärtest saaks toetada sinna voodi või diivani peale. Kui sa ei ole sellises kohas, kus sa saad mugavalt lamada, siis sa võid ka seista ja toetada oma keha nii palju, kui sa saad vastu näiteks seina. Või kui sa oled õues, siis sa võid ka vabalt toetada ennast näiteks vastu mingit puud või ikka sealt puult ümbert kinni võtta, et keha eesosa toetamine on ka väga okei. Või kui sul on mingi post või mingi muu asi, millest on hea kinni võtta ja mille külge sa saad ennast toetada. Nii et ole hea, leia endale see selline koht ja asend, kuhu sa saad rahulikult minna ja oma keha siis toetada. Ja sealt edasi, kui sa oled selle asendi leidnud, esimeseks lähemegi selle juurde, et märkame korraks oma hingamist. Sa ei pea selle hingamisega midagi erilist tegema. Lihtsalt pane korraks tähele, kus sa seda hingamist tajud. Ja võid märgata ka seda, et kas see hingamine on sul kiire ja pinnapealne või ta on sügav ja aeglane. Kas ta toetab rahunemist või pigem teeb hingamine ise sind ärevamaks. Ja selle hingamise käigus järgmine ülesanne on see, et lase oma kehal ja oma keha raskusel vajuda selle pinna peale ja toetada sinna nii palju kui võimalik. Et lase oma jalgadel ja kätel ja seljal ja peal ja mis iganes osades sa veel tunned seda kontakti selle pinnasega lihtsalt muutuda raskeks ja toetada oma raskus selle pinnase peale. Võid märgata seda, kuidas välja hingates, nii kuidas õhk läheb järjest su kopsust välja, ka su keha vajub rohkem ja tugevamini vastu seda pinda, kus sa oled. Ja sa võid lubada tal vajuda ja toetada selle pinnase peale. Järgmiseks vaata, et su käed, sealhulgas su peopesad samamoodi toetaksid ennast vastu seda pinda, kus sa oled. Ja lase oma kätel samamoodi muutuda raskeks ja vajuda ja toetada selle pinnase peale.
vii oma tähelepanu nendele peopesadele ja proovi märgata, et kus sa seda kontakti pinnasega märkad. Kas sa märkad seda näiteks sõrmeotstes või peopesas? Võib-olla hoopis pöidla juures. Kas sa märkad seda peopesa keskel või servades? Või võib-olla hoopis nendes kohtades, kus sõrmed peopesaga ühenduvad. Ja sedamoodi, kuidas sa märkad neid kokkupuutepunkte, võid jälle üha rohkem lubada oma keharaskusel toetada nende toetuspunktide peal. Sealt edasi võid viia oma tähelepanu oma jalgade juurde ja märgata, et kus oma jalgades märkad seda, et nad toetavad vastu seda pinda. Kas sa märkad seda oma säärtes? Ja kui, siis kas säärte üla- või alaosas või hoopis servades? Või märkad sa seda näiteks kannapiirkonnas või põlveõmblas või hoopis reiepiirkonnas? Võib-olla märkad seda hoopis oma reie ülaosas vaagna juures. Ja nii kui sa neid kontaktpunkte märkad ja samal ajal rahulikult hingad oma loomulikus rütmis, võid jälle lubada ja rohkem oma jalgadele vajuda ja toetada oma raskust selle pinna peal. Edasi märka oma selga ja kus see vastu seda pinnast toetab. Kas see raskus vajub eelkõige alaselja juures, kuskil abaluude vahel või turja piirkonnas? Võib-olla märkad hoopis, kuidas õla ja õlgade tagaosa toetab vastu seda pinda. Ja jälle luba neil rahulikult hingates vajuda ja toetada veel rohkem seda pinna vastu. Ja sealt edasi võid märgata ka oma peapiirkonda, kus kohas sa seal märkad, et su pea toetab vastu seda kindlat pinnast. Kas sa oled üldse lubanud oma peal toetada või hoiad seda ikka veel püsti? Kui võimalik, võid lasta veel rohkem vajuda. Ja muutuda raskeks. Ja võid märgata, kas su kael ka samamoodi toetab ja laseb ennast sellel pinnasel toetada või ta hoiab ennast ikka kramplikult püsti. Ja kui saad, võid lubada ka oma kaela piirkonnal vajuda ja rohkem toetada selle pinna vastu. Ja samal ajal võid ka märgata oma nägu, mis su näolihased teevad. Et kas nemad ka kramplikult ikka hoiavad mingisugust asendit või oled sa lubanud nendel ka rahulikult toetada ja raskeks muutuda. Ja kui saad, lase ka oma näolihastel vajuda. Vedastuda. Ja lubada lihtsalt tajuda seda tugeva, kindla pinnase toetust endale. Isegi kui nad võib-olla ei ole otse selle pinnasega kontaktis. Ja see tugeva, kindla, konkreetse pinnasega kontakti tajumine ja selle keharaskuse nii-öelda lubamine ja toetamine on üks viis, kuidas me saame oma närvisüsteemi edukalt reguleerida. Ta on ka selles mõttes hästi mugandatav harjutus, et kuigi ta on kõige efektiivsem siis, kui me saame võimalikult suure osa oma kehast kuhugi toetada, me saame teda vähem
või rohkem efektiivselt kasutada ka siis, kui meil ei ole võib-olla seda võimalust, aga me saame kasutada mingeid osasid või väiksemaid juppe sellest. Näiteks, kui me oleme kuskil rahvarohkes kohas või istume loengus kontoris koosolekul ja tunneme seda, et meil on vaja ennast reguleerida, mu stressitase läheb käest ära, et siis me saame teha kas või seda, et ma panen lihtsalt oma peoga sealt laua peale ja samamoodi korraks lasen meil sinna vajuda ja tunnetan teadlikult seda kontakti selle pinnaga. Või me saame, lubada oma keharaskusel korraks vajuda sinna tooli, kus ma olen ja tunnetada seda kontakti selle pinnasega. Või me saame, toetada ennast vastu seina ja teadlikult tajuda ja märgata seda kontakti selle pinnaga ja saada selle kaudu reguleeritud. Keerulisematel hetkel, kui on võimalik, siis saab seda kontakti tajumist ka natukene võimendada. Kui see niisama on keeruline, näiteks sellega, et ma katsun mingit pinnast, millel on näiteks teistsugune temperatuur. Et kui ma katsun kas midagi külma või sooja, et see muudab lihtsamaks selle, et ma saan oma tähelepanu sinna kergemini viia. Või näiteks, kui ma katsungi mingit pinnast, millel on teistsugune tekstuur, näiteks mingi vaip või švamm, paber, pleed. Et jälle igasugused sellised tavapärasest erinevad meelelised aistingud lihtsalt muudavad lihtsamaks selle tähelepanu viimise sellele kontaktile ja see kontaktitaju ise aitab meil närvisüsteemi reguleerida. Loodan, et sul õnnestub seda harjutust proovida ja head enda reguleerimist.